Vaevamisi käib ja tahan teada mis täna. Mis täna, me selgitame välja Marti arust kõige tugevama superhero. Mina olen suur fänn, kuigi ütleme niimoodi, et viimane film, mis ma DCilt vaatasin, oli kõige suurem pettumus. Millest räägid, mis filmist? Justice League. Pole kuulnud. Fun fact ka. Justice League oli väljas vist mingi terve aasta peaaegu. Ja siis tuli Marvel ja see viimane film, mida me käisime vaatamas. Avengers, ju. Ja Avengersi film ületas esimese vist nädalavahetusega terve aastat teenistuse Justice League'il. DC teeb koomiksifilme, aga Marvel teeb paremini. Kui rääkis filmidest, siis tegelikult kõige paremad koomiksifilmid olid Christopher Nolani Batmani omad. Olen täiesti nõus, see mees on geniaalne. Kui te ei ole neid näinud, siis palun vaadake neid filme ja vaadake ka teisi Nolani filme, sest need on kõik enamasti. Mitte sellest me ei tahtnud rääkida, mida Christopher Nolan teeb, vaid sellest, et sina praegu vajuta subscribe, like ja pärast hiljem ka kommenteeri meie videot. Kes on sinu arvates see kõige parem superhero? Aga hakkame Martiga siis mänguga pihta. Seleta mulle ära, kuidas me sellega kõige nüüd peale hakkame. Kuidas ma nagu ütlen sulle, et minu lemmik on Captain America ja siin lõpeta video ära. See nii lihtsalt sulle ei lähe. Me teeme seda hoopis niimoodi, et olen loonud turniiritabeli. Meil on 12 superheerot. Nende kõigi kohta on tehtud ka film. Sa oled enamasti neid ka kindlasti näinud. Ja need superheerod hakkavad tulema siis jalgpalli turniiri süsteemi järgi, et mõlemal pool on 6 superheerot. Ma panen sulle 2 tükki paari. Esimene paar tuleb sulle näiteks Batman ja Must Panther ja sa pead valima, kumb on tugevam läheb edasi ja siis nii edasi, kuni lõpuks selgitame välja võitja. Väga lihtne ja esimene paar ongi sulle, kumb on tugevam, kas Batman või Must Panther. Vot. Selles mõttes, kui me võtame nüüd selle Batmani, mis oli viimasena seal filmides on ju, siis igal juhul nagu Black Panther. Aga kui me võtame Christopher Nolani, nii et nüüd on mul seda küsimus, et nagu kumba Batmani ma rohkem usun on ju. See on sinu otsustada, see on sinu, Marti Hallik, sinu arust kõige tugevam ja kõige vägevam superhero. Mitte see, mida keegi kusagil internetis kirjutab, vaid see, mida sina oma väikeses peas mõtled ja tunned. Tegelikult on Batman nagu legendaarsem ja suurem ja vingem, aga selles mõttes, et kumb on tugevam, kui nad ütleme kakleksid, kumb võidaks? Ma tahan seda teada. Kui need oleks kõik asjad seljast ära, siis Batman annaks molli kõvasti. Ei, ma mõtlen kogu oma vilede, sulede, rakettide ja kõikide asjadega. Black Panther. Järgmine paar, keda ma tahan teada, kes on tugevam, on siis Captain America või Hellboy. Väike vihje vaatajale, kes veel ei tea, Captain America on Marti Halliku lemmik superhero. Sellepärast, et sellega ma saan kõige rohkem relatida, et oli niukene kitsakas poiss, kellest tehti suur vägev mees, et ma kunagi steroids. Kusjuures ma pole ise Hellboyd näinud. 15 aastat tagasi kusagil oli see film minu arust Hellboyst. Ma olin mingi 3 aastane siis või? Ma olin keskkooli. See nii noor ka nüüd ei ole. No, ma ei saa mitte midagi muud moodi siin öelda, kui ma pean ütlema, et Captain America. Sa pead ütlema Captain America. Just. Järgmine paar on raudmees versus ämblikmees. Controversial teema, sest et ämblikmees just nagu uus tuli on ju ja varasemalt on olnud neid ämblikmehe reboot'e nii palju. Seal on see Garfield olnud, siis oli veel eelmine üks tüüp on täiesti pekkis. Kas Tobey Maguire mängis ka kunagi? Mingi hetk vist ja nagu, aga nagu... Hästi esimesed. Just, need olid tuusad, sest et ma olin väike laps ja need olid mingi mine pekki. Võtta, mis oli kõige parem või? Ja selles esimeses Nickelback laulis ju. Esimestes filmis oli Nickelback. Halb muusika, mida nad teevad. Sinna meie kõik bränditiirid läksid. Aga nüüd raudmees versus ämblikmees. Kumb on sinu arust tugevam, kes teeks pähe teisele? Kui me võtame nüüd selle viimase Marveli järgi, siis raudmees omab igasugused protokolle kõikide ämblikmehe nagu rüüle. Ehk siis Iron Man lihtsalt paneks võetaks ühte nuppu, ütleks, et kuradi shut down ja tüüp oleks korras. Ehk siis Iron Man. Järgmine tulp sulle siis Superman versus Wolverine. See on, et Wolverine ju suudab kuidagi hiilida, aga jällegi viimast osa nähes Wolverine hakkas vanaks jääma. Kas ta mitte ära surnud osa? Jaa, suri ära. Aga no see ei ole üldse oluline. Ma nagu pikalt siin ei peatuks, ütleks, et Superman. Wonder Woman või Doctor Strange? Nad on mõlemad nagu siuksed nagu müütilised olendid, selles mõttes, et oma võimu saavad kuskilt nagu kaugelt aegade tagant. Tegelikult Doctor Strange on üks võimsamaid kangelasi üldse. Nii kaua, kui nendel on see ajakivi, mingi nükene valküür või kes te Wonder Woman ka ei oleks, on ju. Ta on mingi eelajaluline tegelane. Ma arvan, et Strange, kes suudab nagu manipuleerida seda pilti aega, on palju tugevam kui... Wonder Woman sai siis tuppa praegu Doctor Strange'i käest. Thor versus Hulk.
See on ju filmis olemas, Thor annab ilusti molli ka, nii et kui Thoril on veel spoiler alert, ma arvan, et te peaksite juba olema näinud seda filmi, nii et kui Thoril on oma uus haamer ka, olge, hoidke oma piipu ja prilli, palun, noh. Seal lendab kõike selle haamriga, see on tuus. Must Panter või Captain America? Panter või Captain America. No Captain America kannab seda kilpi, mis on selles mõttes selle sama Musta Panteri metall. Ehk siis vibraniumist on see tehtud, aga nagu lihtsalt Musta Panteri see rüü, ta ju see imab igasuguseid lööke ja muid asju. Ta suunab nagu energia. Just, energia, ta imab selle endasse ja saab selle energia hiljem välja ka veel plahvatada nagu. See on nagu Toyota Prius, noh, pidurdad siis kogub elektrit. Nii et ma arvan, nagu Black Pantherile siin nagu vastast. Black Panther, jah. Superman versus Doctor Strange. No ma arvan, et Doctor Strange lihtsalt võib ta jälle kuhugile ruumi kinni panna ja korras, noh. Ja on tehtud, on ja. Ma olen siin nagu... Oleme jõudnud poolfinaalideni, kas Must Panter või Raudmees? Must Panter või Raudmees? Selles mõttes, et vaata, viimases filmis oli Raudmehel ka seesama mingi nanotehnoloogi üliga, aga... Miks ta teab neid asju? Ma olen ka neid filme enamasti näinud, neid viimaseid filme, aga miks nagu... Ma hakkan mõtlema selle või nagu, siin hakkab mängima kas tehnoloogia või inimene, et nagu neil ei ole enam seda nagu nii suurt vahet. Ja Mustar Panteril on see ürdidest mingi asi, mis ta on sisse joonud, mis annab talle super strengthi, mis on veel enam hullem. Samas nagu Iron Manil on, vaata, ta saab oma mingi terve selle armee tõmmata neid suite nagu kallale. On või? Tal on ühes filmis on tal... Niimoodi, et tal on nagu kapp täis ja siis kapist lendavad kostüümid välja. Nad autonoomselt töötavad ja möllavad nagu. Et nagu siin on nagu nii palju variante. Siin on väga palju variante, aga... Aga samas nagu, Aga samas kuredi Thor võib kutsuda ka Avengersid kõik kokku ja kes siis võidab, et nagu me võtame ikkagi in persona. In persona, one versus one. Ma arvan, et kuningas võidab. Siis Must Panter. Must Panter, jah. Poolfinaal Doctor Strange versus Thor. Võt seda ma oleks finaalis tahtnud näha. Aga sa ei näe seda finaalis, sellepärast, et ma ikkagi natukene mõtlesin ka, kuidas sa võiksid mõelda neid asju. Täiesti pekib põhimõtteliselt nagu jumal versus siis ajavalvur nagu. Kes keda nüüd käsutab? No selles mõttes, et Thor on varemgi jumalatele peksa andnud, on ju. No aga sõja jumala käest ta sai jumalanna, kes ta võte oli, selle käest ta ei taas täiega lutti. No sai korralikult tuppa. Ma ei taha seda vastust öelda. Sa pead. Viik. Lisaajale läheb. Ei lähe. No nüüd on lisaaeg läbi. Lisaaeg on, kui need penaltid on nüüd juba. Oma kodurahu huvides peame ütlema Thor. Ja meil on finaal, grande finaale, kes on Marti Arust maailma kõige võimsam, kõige vägevam ja kõige superim superhero. Ja finaalis lähevad meil vastamisi Must Panter ja Thor! Palun alati tahtnud proovida seda boksi announcerit ja... Ei, väga hea, ma arvan, et kui on tulevikus tulemas mingi YouTuberite boksi matš, nagu meil siin ajalapis pidid minema vastamisi, on vaja nagu õrritada natukene, jah. Siis meil on härra olemas, kes teeb seda. Aga ma ei usu, et saad aru, kui Thor võtab selle äikse paugu ja paneb sellele Mustale Panterile teele, siis ma arvan, et terve see ülikond ütleb üles lihtsalt. Ja see lilla jook ei aita vist enam. See minna ei aita. Ja meil on selgunud võitja, kelleks on Thor! Marti Arust maailma kõige võimsam superhero ja ma ütlen ausalt, ma tegin ka ise selle turniiri tabeli enda peas rahulikult läbi. Ma jõudsin sama stragelini, et Doctor Strange versus Thor poolfinaalis oli väga ülekohtune ja mina panin ka lõpuks võitjaks Thorini, et normaalne. Kui sina arvad, et keegi teine on kõvem superhero kui Thor, siis... Alla kommentaaridesse, anna meile märku sellest. Või siis infonupulga, vasta. Jaa, me paneme sinna ka selle listi üles, et saate valida enda jaoks. Paneme top 4 sinna. Paneme top 4 sinna, jaa. Saate valida enda kõige tugevama superhero. Ja loomulikult, kui sa oled subscribe'inud, siis ilmselgelt kunagi lendab meteoriit maale. Ja kogemata meie valitakse meie subscriberite vahel välja üks inimene, kes saab endale need ülivõimed. Jaa, ja näidake meie videosid kindlasti ka oma emadele, isadele. Ma arvan, et neile võiks see meeldida. Nii et näeme juba homme. Tšau! Ma ei tea, kas homme näeme, aga nagu millagi vaatame, järgmises osas. Peate väga vaeva nägema, meil on ka auhind olemas.